Me arvame, et me oleme kõik hirmus erilised ja iga asi, mida igaüks teeb, on kõige tähtsam või tohutult tähtis ja siis me ei suuda lõpuks kokku leppida ja siis on kõik asjad lõpuks võrdselt tähtsad ja siis me ei suuda eriti midagi olulist saavutada. Me peaksime vähem muretsema, et kokkuleppimine on kaotus. Ma näen, et meie ühiskonnas on positiivne see, et meil on väga palju kirglikke inimesi, kes tahavad kas tuleviku aruteludesse või üldse elukeskkonna või oma elu parandamisse panustada, selles osaleda. Nüüd küsimus on, et kuidas me seda kollektiivset tarkust ja panust kasutaksime ära ka selleks, et need muutused üldse teostuksid, ellu jõuaksid. Meil on tohutult arengukavasid, meil on strateegia, nüüd on uus strateegia koostamisel, meil on visioon ja kontseptsioone, et nende koostamisel selline koosloome ja kollektiivse tarkuse rakendamine, selle me oleme hästi ära õppinud. Et mis oleks, kui me nüüd õpiksime ka selle muutuse juhtimise, selle ühiskondliku kokkuleppe elluviimise poole ära. Et me ei pea enam neid asju, mida me oleme väga palju mitmetes mõttekodades, aruteludes välja käinud uuesti teiste valdkondade aruteludes läbi käima, vaid kokkulepped hakkaksid jõulisemalt ka realiseeruma. Eesti on oma viimase 25 aasta jooksul teinud läbi muljetavaldava arengu. Meie postsovjetlikust šokist saime me üle reformijulgusega. Sellele järgnes kapitalistlik faas, kus siis materialistliku edu mõõdupuuks olidki kõik varalised väärtused. Ja nüüd on hästi tore tõdeda, et me liigume väärtuspõhise majandamise suunas. Ja väärtuspõhine areng võikski olla see, mis Eestit edasi kannab järgmisse küpsusastmesse. Ma arvan, et üks kõige olulisemaid muutuseid, mida mina tahan näha, on just nimelt see, et kui me otsustame asju noorte üle, kui me räägime noortest ja kui me teame, et tegelikult aastal 2035 need teemad tegelikult kõnetavad just neid tänaseid kõige nooremaid, siis püüame neid ikkagi ka laua taha saada. Ehk siis püüame nende arvamust ise kuulda, mida nad tahavad, kuhu nad tahavad jõuda enda eluga. Ehk siis kindlasti peab rohkem noori kaasama nendesse protsessidesse. Ja kõige olulisem on minu jaoks just nimelt ka see, et see kaasamine ei ole kaasamise pärast, vaid see kaasamine on selle mõttega, et kui see noor on seal laua taga, siis tema kommentaariga pannakse tähele ja tema mõtted jõuavad kuhugile.